Tervist! Minu nimi on Madis Veskimägi, Põhiamet on tohter Tõstamaa tervisekeskuses, kuid on ka mitmed hobid. Üks neist on videograafia ehk toimetamine videokaamerate ja mikrofonidega. Täna, 11. aprillil aastal 2013 on Tõstamaal oluline sündmus. Nimelt taasavatakse apteek. Jah, just nimelt taasavatakse, sest Tõstamaa apteekide lugu ulatub aastasse 1870 ehk olles üle 140 aasta pikk. Apteek on töötanud aastaid hoones, kus praegu asub Tõstamaa vallavalitsus ehk üsna alevi keskel. Maja vanusest annab tunnistust kivisse raiutud aastaarv 1889. Esimese Eesti Vabariigi ajal, 1930. aastatel, ehitas Saksa päritolu arst Ernst Beckmann maja, kus toimus haigete vastuvõtt ja samuti ravimite müük. Samas hoones töötas apteek pikka aega kuni aastani 2002. Hoone ei sobinud mitte kuidagi põhiapteegiks ja nii tuli leida Tõstamaa kauaaegsel proviisoril Eevi Laanemetsal juba pensionipõlve pidades uus lahendus. 2. veebruaril 2001. aastal said tema eestvedamisel valmis uued ruumid Tõstamaa lasteaia vabas rühmatoas. Põhitöö, ravimite väljastamine, nõuannete jagamine, patsientide kuulamine ja lohutamine ei olnudki raske. Raske oli hoopis farmakobürokraatia, võitlus ametnike soovidega ja nii jäi proviisor auga välja teenitud pensionile 1. juunist aastal 2007. Tõstamaa ja Varbla valla rahvale tähendas see seda, et apteek sulges uksed ja ravimite kättesaamine muutus väga tõsiseks ja ka kalliks mureks. Ravimi järgi oli vaja sõita 100 kilomeetri taha Pärnusse või Lihulasse. Väga valusaid olukordi levendas perearsti poolt korraldatud niinimetatud põrandalune apteek ja laenuravimite süsteem. Kuid nüüd, peale 6 vägagi rasket aastat, tõotab olukord muutuda taas normaalsemaks. Tundub, et põhiosa on siin just kohalike elanike, apteekrite ja vallavalitsuse initsiatiivil kui äriühiskonna reeglitel. Seekord toimub apteegi avamine tervisekeskusega samades ruumides. Tõsi küll, korterelamu ei ole just tervisekeskuseks sobivaim, kuid vormiga võrreldes on sisu ehk olulisem. Helesinise unistusena terendab silmapiiril sobiv hoone, kuhu saaks ümber paigutada kogu olemasolev ruumijaotus ja seadmestik ning kus oleks hea kõigil, patsientidel ja omal jalal liikujatel kui ratastoolihaigetel ja meedikutel. Ja siis järgmine apteek oli muidugi see õige apteek, kus praegu Eevi mõisa on seal. Ja seal oli, oi jumal, seal oli kõige esimese Beckmann oli arst. Ja see oli seal apteeker ja ehitas selle maja ja... Ja palun astuge sisse. Ja palun. Ja siis hoiad ma kinni ja lõikame teise veel. Selle paneme klaasi alla pärast. Aitäh. Siia võides allkirjad peale. Seremoonia tehtud. 7 aastat oodatud. No, väiksed meened ka. Suured juba. Ja seda samast surakas, see on vahtra mahla. See on elu eliksiir. Igavene tervis. Aitäh. Järgmine siis, mina olen nüüd Meriline vanaema ja palju õnne ja edu teile ettevõtmisest ja suur tänu, et te tulite siia. Ja me tunneme ennast siin vajalikuna. Ja aitame hoida teie tervist. Ja meie tunneme ka teid väga vajalikuna. Ja külastage meid siis ikka nii tihti kui vaja ja nii harva kui võimalik. Just, joo. Esimesele klientile ka, see on see punšliõli nüüd. Talamuse apteekilist anti. Arvata Mulle ka koju saaks pärast. Ole hullu. kindel see. Urvele ka, jah. Näed, aitäh. Kus sina ilma jääd. Aga Madis, See lahti. pika käega. Teise käega, kas saab toimetada. Aitäh. No tervist teile. Aitäh. Tervist ja õnne ja edu. Ja, me oleme seda alati laulnud. Kuidas me oleme laulnud seda tervist ja õnne? Arsti juures kohe apteegi rohud käes, võtad kodu rohud sisse, tervis tuleb. Nüüd tulevad kõik ajad 4 päeva peale. Aga üks päev jääbki kõik haigused 4 päeva peale.
praegu on ei, vastu võtud. nojah, no tervist teile. tervist. ei tea, kas korraga võibki ära võtta, katsu saa, kui Madisele ka hea mõtte. ütle mulle siis. see on arstirohi, ega see ei ole. tervist Madisele ka. jah. Sulle ka. Madise teeb. ja Madise teeb isiklikult, jah. ei taha uskuda. ma soovin ka paar sõna rääkida. Tegelikult väga tõsist juttu ja jutt on selline, et tänapäeval räägitakse palju inimõigustest, et õigus haridusele ja õigus sõnavabadusele ja õigus arstiabile. Ja ütleme, et siiamaani oli selle poolega siin nagu tõstame üsna hästi. Arst annab abi ka, kuid arst ei saa seda mitte teha palja käsi. Ja on ideaalne ja ajalooline koostöö. Apteeker ja arst. Nad on raudselt koos nagu kinnas ja käsi, kuu ja päike, nad käivad koos. Nii, ja kui ühte ei ole, no siis on kole raske ja tegelikult päevast päeva ma elasin väga kaasa inimestele, kes küsisid, olles tulnud haigena vastuvõtule, et aga kuidas ma rohtu saan? Et minu eesmärk on kibekähku teha analüüsid, uuringud, et saada asuda ravima. Ja siis järgneb probleem, et aga kõik on tore, aga kuidas ma rohtu saan? Ja siis inimene hakkab mõtlema, et temal järgmine nädal keegi tuleb või nädal lõpus keegi pidi linna minema, see oli tõeline hädaorg. Tegelikult mina olen vast kõige rõõmsam siin. Ja noh, ka natukene poliitilist juttu on see, et minu meelest on väga suur viga. See, et apteekrid kustutati meditsiinitöötajate nimekirjast. Eesti on üks vähestest Euroopa maadest, kus näed sa ei olegi. Ja tegelikult kas me siis räägiksime praegu ainult inimõigusest arstiabile või meditsiiniabile, mille osa on ka apteek. Et siiamaani paistab, et see niimoodi ei olnud, aga nüüd me oleme lihtsalt õnnega koos, ausalt. Sest see on niimoodi, et apteeker ja arst, kes neid suudab lahuta, nagu Eesti muld, Eesti süda, kes neid suudab lahuta. Ma olen väga õnnelik tegelikult selle asja üle, sest paremat enam ei saa. Noh, muidugi natukene saab ka, et kas just üks päev, et... See pärast selgub. Ja noh, ma olen natukene kahtlane sellepärast, et ma teen teinekord igasuguseid vigu, nagu te teate päris hästi. Ja ma arvan, et kui on häda käes, et siis võib juhtuda, et äkki kuid ma loodan, et ma ei muutu kriminaaliks, et ma pean siia sisse murdma, aga kui on selliste inimesel rohtu vaja, siis ma pean. Praegu on siiamaani asi niimoodi toimunud, et on mul väike põrandalune apteek, et kastid täied rohtu, ma olen antibiootikume varu endale hoidnud, et saame kibekähku vajaduse rahuldatud, aga see pole see. Ja see on väga tore, et on arst ja apteeker on eraldi. Et noh, ma olen ka rääkinud niimoodi, et arstil võiks olla mingi ravimikapp ja siis ta vahendab. Aga see on jälle kahtlane värk, sest on ju ravimi väljastamise ja kirjutamise väike lahususe printsiip, et asi oleks soliivne. Et mine sa tea, mida see arst seal sahkerad, et äkki see prikkaks. Aga praegu on ideaal tegelikult, et see on, ma olen lihtsalt väga õnnelik. Ma ei kuulnud, et laenurahud või? Et nad on linnast tagasi? No nii ta ongi jah, et ma annan oma karbi ja kirjutan retsepti ja palun tooge siis tagasi, et minul ei ole raha vaja. Minul on vaja rohtu, mida saada järgmisele patsiendile. Tegelikult see, mis mina olen enda üks avastanud, et seda on umbes aasta näpin ja mul ei ole mingit muusikalist haridust, ainult et võtta kätte ja keskea hädade profülaktika. Ma pean siiski nentima, et ma olen keskealine. Aga keskea... Madis õppis laste pealt. No täpselt. Et kui mina panutan muusikakooli ukse taga ja kuulen, kui tore see on, siis ühel päeval tahaks ka. Morning Jazz Brokens on vana šoti traditsionaal. Ja noh, nagu aovalgus on tõusnud, et ütleme, et on pimedus maal ja järsku valguskiir, et kas mitte
apteegi avamine võiks olla praegu nagu sümboolne valguskiir, et Tõstamaa läheb elu jälle natukene ilusamaks. Ajame juttu vallakodanik Aima Nurmega. Arstina ma tean, mis tähendab ravim patsiendile ja selle kättesaamine. See on senini, see viimased 7 aastat olnud tõeline hädaorg, aga kuidas on teie pilgu läbi elu olnud Tõstamaal ilma apteegita siiamaani? Siiamaale ilma apteegita meie oleme kuidagimoodi läbi saanud, aga suurte hädadega. Suvel veel kuidagi sõitsime autoga linna või toome ära või tulevad siis lapsed või keegi, aga igatahes, et rohi kätte saada, läks ikka 4-5 päeva. Või siis, kui hüppad bussi peale ja siis tuled õhtul tagasi, 1 päev on jälle nahka läinud ja see on ikka väga suur headus, et nüüd on see apteek koha peal, saame kohe kiiresti hakkama. Juba 12 olnud lahti siin. Oli jah? Ei, eile kell 12. Punseli on ikka või? Ei pääse ainult 5-ga. Et tegelikult on, kui mingisugusest probleemist ikka aeg-ajalt räägitakse, me teeme aeg-ajalt siukest rahvakoosolekut ja tegelikult on apteegi asi on tulnud täiesti, et siuke asi peaks olema. Räägitakse muidugi sellest, et jälle see asi võiks olla 5 nädalapäeval, aga 1/5 on juba lahenduse leidnud ja 7 ei tahetagi. Ei, 7 ei ole tahetud. Öövalve võiks ka olla. Ja igatahes kõik, kes selleks panus on andnud, tegelikult see on üks väga tänuväärne asi ja ma tahan, et ma soovin kõike edu, ma ei tea, mida apteegile niukest. Siin saab ka umberdada rohtu ja rohtu segada. Ja siis on tegelikult veel üks asi, et pesemine aitab alati, eks ole, selle vastu on niuke esmane ravi asi. Ja tegelikult Ermistu Tõstamaa käsitöökoda teeb ja siin pidi olema Ermistu ravimuda selles seebis sees. Ma küll ei kujuta ette. Ja kui teil on veel siin tüüpe, siis siin on veel jälle, kus läks see leiu tead ja jälle nii edasi. Et siis ma olen veel 3 kotikest, et andke veel osalistele, kellele on, kes siis on, eks ole. Ja ma arvan, et see niuke traditsiooniline asi Tõstamaa käsitöökojast on võimalik muidki võtta neid rahvameditsiini. Ma ei tea, mis iganes teil on. Tõstamaa poolne vajadus. Vajadus on nii pikalt olnud ja kõiki on nuiatud ja järjest neid ringe kogu aeg niimoodi. Eks see tegelikult tuli see ikkagi, initsiatiiv tuli koha pealt. Eks siis nii-öelda kohalik elanikkond mõjutas vallavalitsust, vallavanemad, nemad otsisid aktiivselt. Aga räägi senisest elust, kui oli vaja minna iga apteegi, iga ravimi pärast eraldi apteeki, mida see tähendas sulle ja tähendas saare rahvale? No, tihtipeale saab rohtude toomist nii-öelda ette planeerida ja prognoosida, aga siis, kui jällegi vaja kiiresti kellegile midagi vaja, siis on vaja muidugi lihtsalt ühe rohu järgi sõita linna, mis teeb kokku 100 kilomeetrit ja siis tuleb ju ära käia, aga seal ei olegi, või siis tuleb leida keegi, kes parasjagu sõidab ja niisugune logistilist mõtlemist vägagi arendav tegevus on see, kui sul ei ole käejala juures ei poodi ega apteeki. Keeruline. Jah, et ma sain tuttavaks tegelikult inimeste kuulivusega teisest inimesest. Et ma olen kuulnud, et keegi ikka on kuskil linnas liikvel ja rohud saadakse isegi mõne tunniga. Selles olukorras, kus tundub, et enne nädalat paari ei saa nagu midagi juhtuda, et see on väga imetlusväärne tegelikult. Et mis on... Parim kiirus on olnud mingi 1:20, kus ma olen linnast rohud kätte saanud. Aga see on tõesti puhas niuke asjaolude hea kokkusattumine, see on päris äge. Jah, aga nüüd loodan, et see asi ikkagi muutub ka saare rahvale paremaks, et üks arstil käik ja
ravimid ka siit, et mina isiklikult olen valmis muutma oma töökorraldust niimoodi, et neljapäev kella 8 kella 6 ma võiksin siin olla kohe täispika, juba isegi 2-kordse tööpäeva teha. Selleks, et tõesti inimesed saaksid parimat, nad tulevad arsti juurde, ma teen vajalikud uuringud, analüüsid, nuputan välja kõige õigema rohu ja inimene saab rohusid samas kätte, et see oleks minu jaoks ideaal. Kusjuures ma mõtlesin täpselt seda sama, et selle järgi vastuvõtul käigu järgi saab oma apteegi käiku sättida ja et need asjad koos toimiks. Et täpselt, et saare rahvaga ongi parim päev tulla neljapäeval arsti juurde, kui on tegemist selliste haigustega, mis kannatavad oodata. Ma ei tea, tal nagu räht tuli silma ees. Jah. Ja seda võib kuni 5 Sa kommi ka sööd? Ja avamine on nii, et keerab kinni ja siis tuleb aukis automaatselt sisse. 4,54 maksab see. Nii, lapse keelt ei pea küsima, võtta kaasa. Saab ikka ju. Jah, pädaskab. Issand, tere! Ütle, ma polekski muidu tulnud. Muidu poleks tulnud, jah? Kui ei oleks täna kindlasti tulnud, teadsin, et lehes oli pilt. Oli väga lehele. Ütlen sulle, või midagi on, tule vallamaie ja aitan, kui midagi probleemi. Ei, vahet pole. Aha, pane. Siht, et siis on teada, kuidas, mis on kui meeldib. Kuldklient. Üle 10 aasta vist oled. See oli jah kohalike inimeste initsiatiivil, vallavalitsuse, vallavanema eestvõtmisel ikkagi leiti koostööpartner meie näol ja siin me nüüd siis oleme. Ja mul on väga hea meel, et neid tuntakse vajalikumis. Mis olid need kõige suuremad kõhklused ja takistused apteegi rajamisel tegelikult 50 kilomeetri kaugusele maakonna keskusest, et see ei ole niisama? Kõige raskem oligi leida esiteks töötaja, kes on nõus nii pikalt ikkagi tee ette võtma, nii pika tee. Koha peal kahjuks ei ole praegu veel ühtegi töötajat ja teine raske oli nagu nii-öelda luba saada siia. Aga lõpuks saabus kõik ja siin me oleme. Kärt, teie olete siis proviisor, kes hakkab siis reaalselt tööd tegema. Mis on praegu kõige suuremad rõõmud seoses tänase päevaga? Rõõmud on suured just sellepärast, et tunnen, et siin võetakse mind väga hästi vastu. Et inimesed ootavad mind, et olen oodatud ja mina omalt poolt tahan täpselt samamoodi pakkuda just seda, et ma oleksin ja jääksin vajalikuks. Ja et oleks koostöö, et ei oleks lahknevusi, arusaamatusi, et see oleks kõige põhilisem. Sellepärast ongi nagu eesmärgiks see isiku pärastamine, et me saaksime täpselt need ravimid, mis on vaja, et mul ei ole ju vaja, et see ravim niisama seisab. Et kui ta liigub, siis on tast alati ju kasu nii inimesele kui ka meile. Et ei pea olema neid 10 tükki seal kapis, aga et ta just liiguks, et inimesel on teda vaja, siis ta saab selle. Ja just see, tegelikult selle asja teebki heaks see, et see ette tellimine. Et kui ma teisipäeval tean, siis mul on neljapäeval ta kindlasti siin olemas. Ma ei pea Pärnus 10 apteeki läbi jooksma selleks. Et võib-olla tõesti mõnel inimesel ongi nii erinevad rohud, et ei olegi teistes sees, aga siis tellid ja kusjuures Saksamaal on see sama asi. Et retseptirohud tavaliselt teatatakse 1 päev ette. Seal on apteegi selja peal on postkast, kus pannakse oma retsept, ootele järgmiseks päevaks saab. Et sa ei saa eeldada, et sul on terve ladu sees. Et sellega lihtsalt peab natukene harjuma ja ümber õppima. Suurepärane. Igal juhul ma olen väga õnnelik ja soovin edu meie koostööle. Soovime edu meie koostööle täpselt. Kummelid ka on. Kummeli teed? Ma tahaks oma silmadele kompressi teha. On väga hea kummel, see on pakikeste sees. Et seda ei maksa karta, et ta pakkide sees on. Minu arust on ta tugevam kui tavaline kummel, nii et täitsa julgelt soovitan. Et seda võib ka sisse juua. Juua ja kompressi. Juua ja kompressi teha. Kompressi jaoks siis laske tal kauem seista ja vähem vett. Minul oleks vaja 600 ibumettiini. Nii, see on väga tore, aga selleks tuleb nüüd retsept muretseda. Madis on üle koridori, kirjutab kohe retsepti ja siis me kohe väljastame selle ravimi. Ikka sealt meil on kõik on väljas. Jõudis kohale. Nii et retsept on meil kohe olemas. Ja siit
kohe võtsin teile purgi ka. Kapp, ravimikapp. Ja selline purg 2016. Siis on ja selle aja jooksul võib-olla sõltub ära. Maksma läheb see 2 eurot ja... Siin näeme sellist veresoone otsakest ja see ongi selle veritsuse põhjuseks. Et nüüd ma puudutan seda ühe rohuga. Seda nimetatakse veresoone kõrvetamiseks, arsti keeles kaustikaks. Ja see peaks nüüd lahendama probleemi. Aga nüüd vereproviks te vajate sellist niisutavat ninasalvi 1-4-5 päeva kasutada. Et tekib selline praegu keemiline ninarimas kesta põletik ning see veresoon valmistub ja enam ta jooksma ei hakka. Aga nüüd otsime apteegist siis sobiva ravimi. Nii, täpselt, et siis 2-3 korda päevas saab panna. Aitäh! Me saime tehtud 10 minutiga kõik vajaliku, saime protseduuri tehtud, mis lahendab probleemi ja saime siis niisutava ninasalvi. Et tegelikult me nüüd oleks pidanud linna sõitma? Jah, ja tegelikult oleks pidanud olema ka ninaarsti järjekorras, et kuskil paar nädalat. See on selline protseduur, mis ma olen siin õppinud tegema, et väga hea meel, et me saime 10 minutiga kõik asjad lahendatud. Peame tegema sulle vereproovi, et vaadata, kas sa vajad põletikurohtu või ei vaja. Et me teeme sõrme otsa tillukusaugu sellise aparaadiga, mis on nagu see ammustus tulemas. See ei ole valus. Ja siis teeme punase pliiatsi ja vaatame, mis vereproov näitab. Eks, sa oled tubli tüdruk, teeme seda asja ilusti korda. Paneme siia tupsu otsa. Eks sa natukene kartsid küll, aga väga tubli oli. Eks, hoia tupsu ilusti siin sõrme otsas. Õnneks on vereproov korras. Antibiootikumi selle järgi vaja ei ole. Aga räägime veel rohtudest. Siis 1/3 teelusikas, mitte rohkem. Pisike tilk tegelikult ainult. Meie esimene tööpäev on olnud väga viljakas, ma ütleks. Et 10 patsienti on tulnud vastuvõtule, oleme teinud arstlikud protseduurid, haige läbi vaadanud vajalikud analüüsid, proovid ja leidnud siis, mis rohtu vaja. Ja ma olen suisa õnnelik, et tõesti kodanik tuleb meie tervisekeskuse uksest sisse ja saab siis pärast tõesti, et kõik asjad korda. Muidugi oleks võinud natuke veel paremini olnud, aga esimese korra kohta minu meelest päris hästi. Ei, ma mõtlen just meie poolset, et palju meil nagu ravimid kohe anda oli, et muidugi valik võiks ju veel suurem olla, aga seda saab parandada. On asi 1000 korda parem kui üldse mitte midagi, et see vaene ahastus, kui patsient, mis nüüd saab, kuidas saab rohtu, proviisor, pereõde, tohter, koduõde, taastusraviõde ja siis me võime rääkida ideaalist. Täpselt, nii olekski. Ma leian, et kogu see Eesti meditsiin või vähemalt maameditsiin peaks olema niimoodi, et on sellised tragid tervisekeskused, kus inimene saab diagnostika ja saab ka ravi. Täpselt õige. Hea variant ju. Jah. Hästi pisik lusika täis lõpeme. 1/3 teelusikat. Oli 1/3 milleks ju. Teelusikast vaatad, et 1/3 on. Põhja peal natukene. Vähe haaval. 2-3 korda. Okei. Seda aitäh.